Istusin lastega liivakastis, aga mees vaatas kodus pornot ja peeris. Abikaasa sõltuvus viis suure kriisini. Mis probleem siin üldse on? Järgmiseks on naise petmine kusel käimiseks oma riistapeos hoidmine. Vanasõna ütleb, et üle 3 korra raputamine on juba onanissimus. Ma võiks aidata neid naisi, kes liivakastis istuvad, andke endast teada. Söelud kassi julgesid liivast välja. Mees istus liivakastis ja masturbeeris, naine oli lastega kodus. See oleks ju kohutav, teistpidi on ok. Imelik, et naistele ei jõua kohale see, et kaua sa ikka ühte kunksmoori pistad, mehed vajavad vaheldust. Õige naine on see, kes toob vahel mehele koju mõne sõbranna, kellele mees vahelduseks saab taha keerata ja kõik on väga okei. Inimesed on mingites lollides stampides kinni. Ma olen sinu kogu eluks, kahjuks asjad nii ei käi ja naised ei saa sellest aru. Mehed ka ei saa aru. Pole vaja paksu õllekõhtu ette kasvatada, siis tahaks naine sind ka, mitte naabrimeest. Ja õige mees toob vahel koju mõne mehe, kes ta naist korralikult rautab. Panen virtuaalseid naisi edasi, sest oma moor on ilma isuta. Kellele ma sellega halba teen? Nii kaua kui omal käed küljes pole vaja mujalt seksi otsida. Mugav, kiire, toimiv lahendus. Naisele see muidugi ei meeldi. Talle meeldiks, kui ma piinleksin näljas ja siis ta suure heategijana kord kuus ehk annaks, aga vot ei huvitagi, hoia endale. Ma panen ka pihku, eit istub lastega liivakastis, ok tavaliselt tellin eskorttüdrukud.